Tere tulemast kuulama podcasti Sannid hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa augustikuine külaline on Taavi Meinberg. Tervist jällegi! Suvi veereb ja meiegi Jüriga oleme taas koos suvega stuudiosse salvestama ennast veeretanud. Ka üks huvitav ja tegus külaline on meie palvel selle tee ette võtnud. IT-mees, kelles on kindlasti palju põnevat peidus sees. Tervist, Taavi Meinberg! Tervist, tere hommikut, tere päevast, tere õhtust, sõltub millal kuulaja kuulab. Ja, anname neile valiku võimaluse. Hea meel on täna siin kohata. Ja, hea meel, et te kutsusite, et saan pühaürituses ka osa võtta ja oma panuse anda. Palun. Et loodame, et sul tuleb huvitav saade. Kas sa jõudsid küsimustega ka tutvuda? Ma küsimustega, mis sai edastatud nii otseselt ei tutvunud küll, aga ma tegin taustaluuret, kuulasin varasemaid episoode, laikisin YouTube'is, mida soovitan ka praegustel kuulajatel kindlasti teha. Väga hea soovitus ja väga põhjalik taustatöö siiski ka ilma küsimustega. Kuulsid need ära, eks? Siis sa tead, kuidas see asi käib. Aga seekord see MacGyveri avangu teeb meil Jüri. Kuidas algas su päev ja kuidas üldse siia jõudsid? No, täna on tegu tööpäevaga, järelikult äratuse järgi päev algas 6:15 hommikul, millal äratus helises, siis ma otsustasin, et päev nii vara ei alga, lükkasin 30 minutit äratust edasi, siis algas päev 6:45, endiselt ei olnud valmis, lükkasin äratust 15 minutit veel edasi. Ja siis päev algas täna kell 7 hommikul. Ja teekond siia, kõigepealt oli tööpäev, nii et kontoris askeldada ja siis sealt rahulikult siia kulgeda. No, väga suur edasilükkamine sinu hommikus, aga... On jah, siuke komme viimasel, just nagu viimase aasta või kuidagi niimoodi tekkinud, et varasemalt ma olen väga siuke inimene, kes tahab aega ärkamiseks, sain rahulikult tund aega askeldada, aga kuidagi siis olin ka harjunud rohkem 6 või 5 tunni unega, aga praegu viimasel ajal meeldib magada. Et ka tööpäeval, kus nii-öelda täis unemahtu, mis on soovitatud vist äkki 8 tundi, on väga raske kätte saada. Seepärast kipun ka nii-öelda viimasel minutil ärkama, et nautida võimalikult palju seda magamistegevust. No, eks see tuleb meil tervisele ainult kasuks, nii et maga ka rahulikult edasi. Minutid tervisele. Jah, terviseminutid on need, mis saaks selles halba olla. Et mina küsin sult sellise küsimuse, selgita oma sõnadega oma puudelisuse olemust, sest meil on inimesi, kes ei puutu väga selle maailmaga kokku ja siis neil on ka tore aru saada, millest me parasagu igas saates räägime. Jah, täiesti arusaadav, et tõepoolest olen puudega, mitte põõsaste ega muude rohelistega, vaid just puudega. Aga kuidas nüüd võib-olla kõige lihtsamalt öelda? Jaa, see oleks kõige parem. Konditsioon on, et ei hakka neid ladinakeelseid termineid ja nimetusi ja mahmid nagu ette tooma. Väga lihtsalt öeldes, minul on siis klaasiskondid. Et liikumiseks kasutan nii-öelda ratastooli, et sellega on lihtsam, sellega on kindlam ja klaasiskondid huvitav omapära selle nii-öelda konditsiooni või siis diagnoosiga, sinist saati on see, et kui vaadata üldfüüsilist tervisepilti, siis on kõik väga hästi. Jäsemed töötavad, lihased töötavad ja kõike saab liigutada, kõike saab teha. Kõigil meist paratamatult ka nii hästi ei ole. Küll aga see tähendab seda, et väga lihtsasti, üllatavalt lihtsasti ja väga tobedatel hetkedel võib esineda perioode, kus tervislik konditsioon ei ole nii hästi, kus paratamatult midagi murdub, midagi läheb katki või parimal juhul on tegu nikastuse või muraga. Aga see siis luudega on see tüütu asi, et sellistest asjadest paranemine ei ole kiire tegevus, kuigi arstiabi on väga kvaliteetne, väga kiire, loomuline, et siis inimese kokku kasvamine kui selline võtab ikkagi oma jagu. See ei ole vist aja jooksul nagu muutunud. Jah, et olen treeninud, mitte küll oma tahtmisel aga paratamatult sündmuste tõttu just sellepärast, et minu luud on nagu sagedamini katki läinud
ei ole nad hakanud selle võrra kiiremini ei ole paranema. hakanud. Kuule, kas sa oled arvestust ka pidanud, et palju sul selliseid katki minekuid, no ütleme neid tõsisemaid. Luumurde. Jah, palju neid on olnud? Tõsisema, mulle meeldib see täpsustus tõsisemaid, sest ma ise teen seda samamoodi. Vastates siis küsimusele, ei, ma enam statistikat ei pea. Ja mis ma puhtalt kõhutundelt pakuksin, on 30-40 pluss midagi siukest, on ju. Aga jah, ise arvestust ei pea ja mulle väga meeldis see täpsustus, et tõsisemad, sest tõesti on olnud selliseid tühje murde, kui neid niimoodi nimetada, kus on midagi võrdlemisi mitteolulist katki läinud. Et mis ma ise olen kahtlustanud elu jooksul on see, et paar korda on ribid katki läinud, niimoodi, et ei saa otseselt arugi, et on võib-olla luumurd või mingi luumõra, küll aga on jõle valus köhida. Ja kohati jõle valus hingata. Just selles mõttes, et nagu seda täis kopsumahtu, seda ooperi hingetõmmet on raske võtta. Just, et kõik, mis see nagu ringkere puudutas, et siis sellistel kordadel on olnud valus. Ja sellistel puhkudel ei ole väga traumapunkti läinud ja jällegi ma ei ole alati teadvustanud seda, et on võib-olla mingi luumurd. Eks see just käib selle asjaga nagu kaasas, vaata nagu, mina olen harjunud, et põlved valutavad pidevalt ja siis sina oled harjunud, et siukseid asju juhtub suuremal või väiksemal kujul ja sa toimetad ju edasi, et... Jah, et mingil perioodil on valus, et selles suhtes need suurejoonelised murud, et seal ikka väga lihtne aru saada, on ju. Käib mingi pauk, käib mingi komistamine, kukkumine, mis iganes sündmus, mis siis selle muru kaasa toob ja siis on nagu asi selge, on ju. Ja kui seda ei juhtu, kui tegu on mingi sellise, kas midagi mitte väga olulist on katki läinud või lihtsalt tegu on mingi väikse mõraga või midagi siukest, et lihtsalt on valus mingi hetk, siis ega teed asju, proovid nii, et ei oleks valus ja muidu elu läheb edasi, midagi nagu, kui toimetada saab, siis toimetab, on ju. Ja selles suhtes tõesti, et inimene kasvab kokku, bioloogiline olend, on ju, ja ei ole me arvutid, ei ole me autod, niimoodi, et kui katki, siis ise ei tervene, et alati kasvab kokku. Nojah, inimene harjub ikka kõigega, see on ikka hämmastav ausõna. See on hämmastav võime, jah. Et nii, küsimust... Aga milline on sinu ideaalne päev? Ideaalne päev... Ideaalne päev, tervise kontekstis siis, kui ma olen terve, aga midagi ei ole katki, on ju, milleski taastuma ei pea. Aga üldiselt mulle väga meeldivad need päevad, kus mitte midagi pole planeeritud, mitte midagi pole broneeritud. Ilmselgelt tegu on siis puhkusepäeva või puhkepäevaga. Ja saan teha täpselt seda, mida tol hetkel pähe tuleb, minna kuhu vaja, et hästi selline kogemus oli eelmine suvi äkki, et elan ühe ranna lähedal. Ja siis suvel tuligi lihtsalt suvepuhkuse ajal tuligi lambist mõte, et ma ei tea, ilus ilmaõues, täna ma veeren randa, läksin veeresin randa, võtsin sealt hommikusöögiks mingi rannaburgeri. Väga meeldiv kogemus, väga meeldiv mälestus selles suhtes. Just see vabadus teha, mida tahad, siis kui tahad. Et ka puhkepäevadel, et sõpradega meeldib ikka kokku saada. Aga kui ikka kalendris või tead, et kuskil vabal päeval on kas või kokkusaamise või mingi trenni raames kuskile kellaajaks minek, siis paraku mina olen seda tüüpi inimene, kellel see kellaaeg on mõned tunnid enne ikka nagu kuklas, et mõtled, et nüüd on 2 tundi enne seda aega, mis ma teha jõuan. Mõtled, siis avastad, et nüüd on 1,5 tundi aega, mis ma siis teha jõuan. Ja siis väga ei teegi midagi, lihtsalt eksisteerid. Ja selles mõttes natuke aja raiskamine ei ole ka meeldib tunne, kui midagi nagu kuklas. Aga samas ka väga sisustatud päevad, just kui sa aktsepteeridki, et ise ütleks, et täna see, kui me siin lindistame, on olnud väga sisukas päev minu jaoks, et tööraames väga palju kohtumisi, au oli vastu võtta üht välismaa delegatsiooni, nendega tutvuda, nendega koosolekut pidada. Ja selle raames sellised päevad, kus tõesti kogu aeg on midagi tegemist, kogu aeg trumm käib, on ju, töötab kõikidel silindritel, et ka see on nagu hästi vahva, et just see variatsioon. Aga jah, ideaalne päev on see, kus
vaba mees seal, kus tahad, siis kui tahad. No ma võtan siis ka meie ülejärgmise küsimuse siis korraga siit, et sinu ideaalne puhkus on ka siis see, kui sul on vabadus ja aega teha piisavalt seda, et sa vabalt lähed teed, mis sa tahad. See ongi sinu ideaalne puhkus. Ma ütleks küll, et kui niimoodi muidugi ka väga pikalt, siis tekib loidumus, et päevad hakkavad ühte sulanduma, eriti kui need nagu mõttekalt ei sisusta, tavaliselt see sisustamine tähendab mingi asja organiseerimist, eks ju, aga või jällegi võtad kätte ja lähed kuskil, on ju. See võib ka eksprompt olla kindlasti. Aga ideaalne puhkus pigem selline rahulikum, saad teha, mis tahad ja kui me räägime ka puhkustest, siis kas välisriiki või siis mõnda teise Eesti linna ja teise Eesti külla, on ju, et sellised puhkused meeldivad ka rohkem, kus sündmuste vahel on aega, et võib-olla kõik ei ole nagu viimase minutini bookitud, kõik ei ole nagu ära planeeritud, vaid saadki jooksvalt vaadata, kuhu viitsid, kuhu ei viitsi, mida viitsid, mida ei viitsi ja muud siukest. No nii, väga, väga hea, siis sul on kindel arusaamine ideaalsest päevast, ideaalsest puhkusest. Ma tean, mida ma tahan. Jätka samal lainel, ära oma suhtumist muuda. Aga meil jäi siin üks küsimus vahel ja selle aumana nii viida. Kus sa energia võtad, et näiteks üks tihe tööpäev või puhkepäev ära toimetada, et tööalast energiat, kafeiin, tauriin, mis on energiajookides, et neid põhimõtteliselt tarvitanud. Aga see on nüüd selline väga literaalses, nagu väga otseses kontekstis, kus see füüsiline kilokalori energia tuleb. Jah, ülekant. Sulle energiat annab toimetada. Just, et sellises laiemas filosoofsemas kontekstis siis see energia tuleb pühendumusest. Tegeled asjaga jällegi ka tööalaselt ma saan kindlasti nõustuda sellega, et mulle meeldib see, millega ma tegelen, mulle olen pühendunud sinna, töötan riigisektoris ja see annab kindlasti väga palju juurde, et erinevad sündmused elu jooksul on meelde tuletanud, et miks ma täna töötan riigisektoris, aga jah, tööalane power kui selline siis tõenäoliselt tuleb ka suuresti pühendumusest meeldivatest kolleegidest ja kohvist. Aga vabal ajal eks ta ole ikka sama, et pühendumus millegi tegemiseks, tead, et tahad midagi, tahte realiseerimiseks on vaja ennast kätte võtta, on vaja midagi teha ja kui on motivatsiooni, siis ongi kõige olulisem motivatsiooni pühendumus, ja energiajoogid ja kafeiin aitab. Et pühendumus ja energiajoogid ja kafeiin. Ja see energiajoogide komme on kuidagi ülikoolist tulnud, et hästi mõnus oli varajastele hommikul. Huvitav trifecta. Teil ka? Ei. Aga mida sa jood? Ma pean küsima seda. Mida ma joon? Ütleme nii, et mis lemmik on? Kui me räägime premium toodetest, siis Red Bull, klassika, eks. See on premium tooted ka või? Mida? Kas seal on ka premium tooted? Pole nagu tähele pannud. Hinnaklassis, kus juures on selles suhtes, et nii-öelda premium, mitte premium vahe on €2. Aga energiajookides Red Bull on kallim, üks kallimatest. Mulle isiklikult meeldivad nende hooajalised joogid, on ju. See ei ole siin nii-öelda mingi sponsorkõne siin. Lihtsalt oma kogemustest. Aga jah, alternatiivsetena, mida ma pigem sagedamini pruugin, on starter, dünamiit, vanasti oli patarei või burn, aga jah, et võib-olla nii-öelda rohkem neid energiajooke ei promoks, et ei ole just kõige tervislikumad asjad. Ei ole just kõige tervislikumad asjad, aga abiks nad sulle on ikkagi nagu olnud. Nii, meil on vist järgmise küsimuse aeg, ma saan aru. Mina vist küsin, et milliseid kummalisi kohtumisi sulle ette tuleb, kui sa liigud? Ma natuke seletan sulle, kui sa kohe selle peale tule. Kummalised kohtumised on see, kui keegi tuleb, ma ei tea, pakub raha või pakub kummaliselt abi või tuleb, räägib mingi kummalisi jutte või üritab sulle mingi kummalist usku pakkuda või midagi sinna suunda ühesõnaga. Midagi sellist, kui me räägime lihtsalt tänavatel liikumist, siis klassika võib-olla meie jaoks on ikkagi see, et kui ootad kuskil midagi, taksod näiteks, lihtsalt eksisteerid, ootad, naudid olekut ja tullakse küsima, kas vajad abi?
saan ma aidata sind. Et noh, selliseid juhtumeid on ikka, pahaks ma neid üldse ei pane, kuigi tunnistan nooremana, mitte et ma nüüd muldvana oleks, aga varasemalt on natuke riivanud uhkust, mehe uhkust, et mis mõttes abi, millega abi, ka ma näen abitu välja sinu arust, eks. Selles suhtes, sellest tundest, emotsioonist ma olen üle saanud ja mul siiralt, täna saan öelda, et siiralt on hea meel, kui tullakse küsima, sest äkki ma vajangi, aga ma ei julge ise küsida. Või äkki see, keda nemad näevad, kelle käes nemad küsima tulevad, äkki nemad vajavad abi. Ja selleks ei pea puudega olema, et abi vajada. Aga selliseid juhtumeid on ikka. Aga üks viimane kentsakas asi oli see, et jällegi käisin just juuksuris kuskil, ootasin taksot ja siis üks napsusõver tuli rääkima, et kõigepealt alustas väga viisakalt juttu, et milline buss siit Tondile viib. Ma ei teadnud vastata, aga kuna ma istusin bussijaama kõrval, siis ju ta otsustas, et siit lähebki. Ma ise ei teadnud, ma ei hakanud vastu ka vaidlema ega täpsustama. Aga siis me olime, ootasime, tema alustas juttu, kurtis, mis elus teda riivanud on ja oma neid seikluseid ja asju. Ja ma siis kuulasin selles suhtes. Tegu oli ikkagi, ei olnud paha inimesega, ma ütleks, vaid lihtsalt... Vahest inimesed tahavad rääkida. Just, oligi niimoodi, et selline tunne, et inimene, talle meeldib rääkida, ta otsib inimesi, kellega rääkida, võib-olla kõik ei võta teda jutule, ei kuule teda, aga kuna mõtlesin, et tühja kah, mul nagunii tuleb mingi 50 minuti pärast, et ei hakka välja tegema, või ei hakka kisa tõstatama, ja siis kuulasin tema jutlustusi, tema arusaama maailmast. Ja siis tuli buss, ma ei tea, kas see läks Tondile või mitte, aga tema selle peale läks. Et loodame, et ikka läks. Aga varasemalt lapsepõlvest ikka on tulnud seda, et tahetakse midagi näppu anda, aga need võivad olla ka erinevad organisatsioonide esindajad selles suhtes, et ei pea olema just sellepärast, et mina näiteks olen puudega. Et kindlasti selliseid promojaid ja varjatud müügi inimesi on ja neid võib igal ühel ette sattuda. Muidu reeglina, mulle meeldib hästi väga palju käia, ma ei tea, kas joosta on nüüd õige termin, arvestades, et kasutan ratastooli liikumiseks, aga veerida siis kiiremas tempos või joosta. Ja sellistes olukordades, ma ei tea, enamik ajast, kui ma kuskil seiklen, ei tulda tülitama. No siis ikka inimestel mingi viisakuse barjäär on, aga ma saan, nagu ma sulle just ütlesin, ma olen ise ka olnud nendes olukordadest. Inimesed tahavad lihtsalt rääkida ja mitte, sa kuulad nad ära ja me läheme oma eluga edasi. Ja äkki see on nagu, selles mõttes, me oleme Põhjamaa rahvas, selles suhtes, meile meeldib mõelda nii, on ju, et ma ei tea, kas me ametlikult oleme ikkagi Balti riigid, on ju, aga sellised kombed on meil omased, et hoiame oma rida. Et avalikus ruumis ja selles suhtes ma ei väidaks, et minu jaoks oleks probleem võõrastega nagu lihtsalt juhuslikult suhelda. Et ma arvan, et see oleks isegi päris huvitav, kui sattuda näiteks välisriiki täitsa teise sotsiaalsesse keskkonda, kus tõesti inimesed näevad, lehvitavad, tervitavad, on ju, et meie tänavapildis seda keegi lehvita võõrale reeglina. Ja kui lehvitatakse, minuga on juhtunud ka seda, et ma näen, et keegi lehvitab mulle, ma ei saa aru, kes ta on, aga äkki on tuttav. Äkki käisime peol kuskil. Ma lehvitan vastu. Ja siis vaatad selja taha, et ta ikka ei lehvitanud mulle, see lehvitas minu selja taga olevale. Et selliseid juhtumeid on ka. Neid ikka tuleb, jah, et ma arvan, et selline ühiskond, kus julgemalt räägitakse nagu võõrastega ja tõesti hakatakse kõnetama, et see võib päris huvitav olla. Ja jah. Äkki me oleme arenemas sinna suunas ja meie oleme need inimesed, kes veavad seda, jah. Et kunagi ju ei tea. Aga siit ühiskonna juurest veel, et kuidas sa hindad või suhestud ligipääsetuse rõõmude ja valudega, et kuidas see teid mõjutab? Jah, ligipääsetavus on linnaplaneerimises kuum teema kindlasti, olgu see kas rattaligipääs või ratastooli ligipääs, aga oma vaatevinklist ma saan öelda, et selles mõttes olen suhteliselt suure privileegiga, et minu jaoks võib-olla klassikalised ligipääsu takistused
ei ole kõige suuremad takistused, sest teatud asju ma saan omal jalal teha, kui ma käisin kuskil autokoolis ja pidin tegin kaugõpet, aga siis pidin kohale tulema. Meil oli vist see esmaabiõpe, et seda ikka kaugelt ei õpeta, kuidas mis rütmiga elustada. Ja siis ma pidin kohale minema, selgus, et see on majas, kus ei ole lifti, on teisel korrusel. Ja selles mõttes ma olen privileegitud, et ma võtsin oma seljakoti selga ja vedasin oma tooli trepist üles, kuna mul jalad võimaldavad seda. Et selles suhtes minu jaoks võib-olla neid väljakutseid on vähem ja ma võib-olla ei ole siis sellest tulenevalt ka väga palju tähelepanu eelluurele, nagu me nimetame seda, pöörand, et uurida, mis ligipääsu võimalus, et äkki on 2 trepiastet. Klassikaline näide, vaatad korteri kuulutust, Mustakivis kuskil, Mustamäe kuskil, vaatad, et majas on lift, väga hea. Mõtled, et äkki üüriks või äkki ostaks sõltuvalt finantsist. Aga lähed kohale, korterit vaatama, siis vaatad, et majas on lift, aga liftini võib 5 trepiastet. Klassika. Ilus. Ja selles suhtes need on ikka valusad laksud, aga minu suhtumine läbivalt on olnud siuke, et kui on tahe, siis saab. Ja mis seda tahet ei taha vist rakendada iga päev? Jaa, sa väsitud kindlasti ära ja et 5 aastat hommikul alla, 5 aastat üles tagasi. Eriti, kui olukorda ei ole võimalik ise lahendada ja sa pead teistest sõltuma. See on moraalselt väsitav. Et tulles tagasi selle esimese mõtte juurde, kus on tahe, see saab, et sellistes erandkondlikes juhtumites ma siiralt usun, et kui ma ise ei saa hakkama, siis ma leian tänavalt head inimesed, kes mind aitavad. See mõte seostub järgmise küsimusega ka. Ma võib-olla korra lõpetan selle mõtte jääda ära, et leidub inimesi, kes aitavad ja kelle abiga saab seda, mida üksi ei saa. Aga kindlasti ma olen siukse isiksusega üsna põikpäine sel teemal, aga mulle ei meeldi sõltuda teistest. Ja ma usun, et väga vähestele tegelikult meeldib sõltuda teistest. Seda kindlasti, jah. Just, et selles suhtes ma mõistan, et ligipääsetavus on hästi oluline just selleks, et inimene saaks tunda oma iseseisvana, oma enda peremehena või perenaisena. Et kindlasti see on hästi oluline ka pikas perspektiivis. Et see lähebki siis kokku sellega, et ma saan aru, et kuidas sa suhestud abivajaduse ja abi küsimisse, et sa küsid abi, kui sul on vaja, aga sa pigem ei teeks seda, kui sul otseselt väga suurt vajadust ei ole. Just, ja võib-olla lisaks täpsustusena, et ei meeldi abi küsida. Nagu ma ütlesin, olen põikpäine sel teemal ja eriti põikpäiseks lähen siis, kui mulle öeldakse, et ma ei saa. Et see ajab midagi keema ja... See on punane rätik, kui sulle et sa ei saa. Tullakse väitma, et ma ei saa X asja teha. Ja tõenäoliselt kindlasti neid on ju, et kerge olümpia võitjat minust ei tule ja ei ole ka minu elu eesmärk. Küll aga sellised pisiasjad, et ei saa mingi X asjaga tehtud. Et see lisab motivatsiooni just ise proovida ja sellistes olukordades, kus abi vajad, või kus ma abi vajan, et jah, kohati on raske seda küsida, kõigepealt tõenäoliselt proovin ise ja alles siis, kui on läbi kukkunud, alles siis küsin abi. Mis muidugi veits piinlik on ju, et aga vähemalt sa oled proovinud, andnud endast kõik. Ja kindlasti ja see läbikukkumine võib vahepeal lõppeda ka päris kukkumisega on ju, aga senimaani on hästi läinud ja kuskil see tasakaal on selles suhtes, et jah, abi küsiksin viimases olukorras ja proovin olla võimalikult iseseisev. Sellised väärt mõtted sul poolt, väga eluterve vaade elule. Aga kust te arvate, et teie silmis see janu iseseisvusele tuleb?
et ma olen endal teooria selle kohta ja ma olen nõus seda kohe seletama, aga kõigepealt, et mitte teie arvamusi värvida, siis küsiks teie käest, et miks, ma eeldan, et teie olete ka võrdlemisi suure sooviga iseseisvad olla, eks ju, et nendes olukordades, kus seda saab, te seda olete, ma eeldan. Seda... Kus see tuleb? See vist on nagu inimese põhiolemus ja võib-olla... Et ma arvastan nalja, et inimesed ei ole loodud aitama teisi inimesi. Vist nii, jah. Ma olen üliga nõus. Et abistamisega mingid seljavalud ja... Et inimesed on üldiselt loodud nagu ise hakkama saama nii palju, kui nad võimelised seda tegema on. Et see tuleneb justkui nagu evolutsioonist olgu, see bioloogiline või sotsiaalne. Jah, et kui meil seda ei oleks, siis me ei oleks puu otsast alla tulnud nii öelda. Aus. Hea mõte. Isiklikult ma ütlen, et eks see minu keevaperelisemast DNA-s, et mulle üldse see asi ei meeldi, aga kui on vaja, siis on vaja ja ennast nagu rihmaks tõmmata või katki teha ei ole mõtet. Et selles suhtes peab oma DNA-le vastu hakkama ja mõistusega tegutsema. Seal peab kuidagi selle tasakaalu leidma. Jaa, täitsa õige tähelepanek, et põikpäine iseseisus ei pruugi olla jätkusuutlik ka tervisevaatest. Aga minu nagu teooria selle kohta, et olen ise ennast analüüsinud, olen ise sel teemal mõelnud ja minu arvamus vähemalt enda vaatest on umbes midagi sellist, et kuna ma isiklikult olen olnud jällegi luumurdudest tulenevalt väga abitutes olukordades, kipsiga on eriti kipsid, mis panevad siin sundasendisse, et kipsil ja kipsil on vahet. See, kui jalalaba ära kipsitakse põhimõtteliselt, see on palju kergem, kui kips ulatub puusani ja siis oleb hullamavas asendis ja siis ei saa midagi teha. Aga sellised olukorrad on kahjuks või õnneks olnud elus sagedased, ütleks keskmises sagedasemad siis. Ja ma arvan, et selles ka minu janu iseseisusele on kasvanud ja on tulnud, sest mul on seda teatud elumomentidel vähe olnud. Ja just, olen kuulnud neid kirjeldusi, et näiteks lapsed, kes kasvavad üle vaesusest ja neil ei ole sellist tagatud ligipääsu näiteks toidule või veele. Et kui nemad tulevad sellest olukorrast välja, saavad suureks, parendavad oma eluolukorda, siis see jääb neile külge ja nad jäävad toitu varuma või mis iganes neil tol hetkel puudu oli. Ja ma isiklikult arvan, et midagi analoogset on vähemalt minu puhul mängus. Minul endal on see, et kui on lihased kogu aeg nõrgenud, siis sa tead, et võib-olla on see hetk, et ma seda ise teen üks viimastest, et siis sa tahad nagu nautida seda hetke, et kui ma sain seda teha. See kõlab nagu väga tugeva motivaatorina ka neid erinevaid asju proovida. Et toome näiteks, et ma mingi 5 aastat tagasi läbisin 10 kilomeetrist maratoni. Ossa. Siis see laupäev oli 1,5 kilomeetrit, oli siuke, et läbisin tunni aega sama palju, kui ma varem vähemalt 10 kilomeetrit läbisin, et see tuligi nali, et varem ma sõitsin inimestelt eest ära kogu aeg ja nüüd ma ilgun teistel järgi, et see on ka siuke sisemise motivaatori jah, et neid motivaatorid on palju. Aga üheks suureks motivaatoriks elus on armastus ja peab küsima selle küsimuse, keda ja mida või mida sa elus armastad? Oho. Vasta nii, kui soovid. Jah. Ma armastan oma perekonda, minu üks suuremaid tugisambaid selles suhtes, et selles suhtes on mul tõesti opanud, vedanud nendega, kui nii öelda. Armastan oma tööd, sealt tuleb ka antud motivatsioon tööalane, eks. Ja on ka, kui me räägime, või armastamine, kas teie jaoks esmalt romantiline või... Igal kujul, mis see saab inimlikus ja seaduslikus piiris olla. Et tunnistame, kui mina seda küsimust kuulsin nüüd, siis esimesena meenusid romantilised huvid ja on ka neid olnud, aga võrdlemisi vähe selles suhtes, et ma arvan, et minu jaoks inimesed, kelle vastu mul romantilist huvid on võrdlemisi vähe,
ja see ei teki kergesti. Et aga mul on hea meel, et on ka siukseid inimesi nii-öelda, kelle vastu see huvi on. Eks, et see on ka emotsioon, see on ka osa elukesest ja mul on selle üle ainult hea meel. No suurepärane lähenemine. Aga mis teie vastused sellele on? meie vastused Keda või mida sa armastad? Kõike, mida seaduslikult ja inimlikult tohib ja mis mulle elus toetust pakub ja elu nagu edasi arendab, et ja eks aja jooksul on õpitud armastama teistmoodi kui kunagi ja sellest laiemalt võib-olla aru saadud, et asjad ei olegi ühtemoodi ja neid saab vaadelda mitme erineva nurga alt, aga lõpptulemus võib olla üks ja sama. See on väga hea nüanss, et ka armastuse definitsioon tegelikult elu jooksul muutub. Väga kindlasti. Väga hea aru saama. Aga Jüri, sina? Eks suke ka pere ja sõbrad hetkel, et seda hetkel nii-öelda seda silmarõõmu praegu ei olegi läbi olla nagu juhata või niimoodi. Äkki tuleb. Nii, aga me lähme siis spektri teise poole ka. Anname Jürile selle võimaluse minna. Lähme siis teise nurka, et mis siin pahaseks teeb või vihale ajab. See on emotsioonide nii-öelda Ameerika mäed või rollercoaster. Nii ta planeeritud ongi. Just. Ma ütleks, et väga vähesed asjad ajavad vihaseks. Vihane on väga vihasuus minu jaoks on väga konkreetne emotsioon. Tõesti, see on hävitav emotsioon. Vähemalt minu jaoks, kui me räägime vihkamisest, me räägime põlastamisest, me räägime sellest, aga mind frustreerivad võib-olla asjad. No too mõni kiire ja hea näide. Kiire ja hea näide, ebakompetentsus selles suhtes. Et ebakompetentsus ja puhtalt nagu enda iseloomus, kuna ma olen väga iseseisev, siis võib-olla mind frustreerib, võib-olla just sellepärast mind frustreerib, kui inimesed ei täida oma potentsiaali. No see triggerdab päris korralikult. No jah, aga see on selles mõttes väga isekas emotsioon, et ma olen pahane või ma olen frustreeritud sellises olukorras sellepärast, et see riivab mind. Tema nii-öelda suutmatus ja mitte võimekus. Just, et ma näen ennast selles olukorras, sest ma olen olnud selles olukorras ja ma ei taha olla ega kunagi olla selles olukorras. Ma olen viimasel ajal mõelnud natuke sarnaseid mõtteid, et on elus mõningaid inimesi, kelle puhul sa näed, et nad hakkavad nagu maha jääma sellelt arengutasemelt, kus võib-olla oled ise ja veel kellegagi koos. Ühest küljest on väga kahju ja teisest küljest ajab vihale, et miks sa kurat ei suuda ennast kokku võtta. Et tee midagi, et sul on olemas see võimalus, miks sa ei tee midagi. Et miks sa ei tee seda, sul on olemas kõik ja sa lihtsalt ei tee seda ja sa jääd maha ja sa tahaks nagu, et me oleks sinu tasemel, aga ma ei saa sinna tasemele jääda, andke palun andeks. Ja, et see, minu kommentaarid ei ole mitte üheski nii-öelda inimeses konkreetselt ajendatud. Ei, ka minul mitte lihtsalt see üldine foon, mida vahest juhtud nägema ja kuhu mõtted liiguvad. Ja ma arvan, just nagu meie siin nii-öelda... See on pigem nagu kurbus, et potentsiaal on kasutamata. Raisku läinud. Et meie nagu surume seda potentsiaali välja, aga leidub inimesi, kes ei ole võimelised seda tegema. Ja päeva lõpuks muidugi selles mõttes, et kui see on see, mida tema tahab, siis nagu... Kes on? Igal juhul, tehke mis soovite. Just, et ma ei ole kellegile nii-öelda vihast motivatsioonikõnet nagu pidama läinud ega kõrvades kinni võtnud, et küll aga ma arvan, et eriti meie kontekstis on ju santide ringis. See ongi see häda, et meie ei pea seda tegemagi. Just, meil on termin õpitud abitus. Jah. Te teate, mis see tähendab? Teame, oleme selles vist olnud. Kuidas teie seda defineeriksite? Õpitud abitus? Põhimõtteliselt ma lasen teha asju, mida ma ise oleks võimeline tegema. Just, sellepärast, et tekib see sotsiaalne empaatia mind aidata. Ja see on nagu, isiklikult ma arvan, et see on nagu ärakasutamine, veits on ju. Muidugi reeglina inimesed teevad seda, sest nad tahavad aidata ja nad näevad, et see teeb sul või mul mingi asja kergemaks on ju. Et ma ise tunnistan, mulle meeldib aidata. See abistada, aidata, mida iganes.
see muidugi tõenäoliselt ka tuleneb sellest, et väga palju võib-olla seda teha ei saa, on ju. Ülevalt riiulilt ma ei ulata kellelegi asju välja võtta, ma ei ole just kõige pikem mees siin Eestimaa mullal. Aga jah, et see nagu õpitud abitus eeskätt frustreerib mind ja see on asi, mis nagu riivab. Aga ma tunnistan, see riivab mind isiklikel põhjustel ja ma ei ole ennast kellegi peal ka välja elanud ja ma ei taha seda. Väga tubli. Et küsimuste rang viib meid sellise tähtsa teema juurde nagu usk. Kas usk on sinu elus oluline? See võib olla mis tahes kujul usk, see ei pea olema religioon. Mis vastused siit on läbi käinud lihtsalt huvi pärast? Eneseusk on hästi palju käinud. Seda ma arvasin. Aga lisaks sellele siis jah, ma usun endasse, et mis on alternatiiv, on ju? Ei ole head alternatiivi. Vist pole, jah. Et see on nagu see, et sa istud pokkeri laua taha, saad kehvad kaardid. Ja sinul on lubatud seda öelda sellisel kujul, nagu sa just ütlesid. Selge, et saad jamad kaardid, on ju. Aga mis on alternatiiv? Kui me võrdleme seda eluga, sa ei tule laua äärest ära. Sa mängid kaardid lõpuni, või vähemalt see on minu suhtumine. Ja selles suhtes uskumus või usk kui selline... Ma ei tea, ma arvan väga paljud ja kindlasti mina olen ikka mõelnud, et miks mina? Miks mina? Kas on mingi kosmiline, karmaline, mingi muuline teema, et miks mina? Ja sellega ma arvan, et siuksed maailmavaated kujunevad. Mina isiklikult, ma ei ole usklik, ma ei defineeri ennast usklikuks. Et muidugi huvitava vastuargumendina ma võin öelda, et ma palvetan. Ma ei ole usklik, aga ma palvetan. Kelle poole siis? Ma ei tea, lihtsalt Jumala selles suhtes, et ma tunnistan ausalt väga isiklikul põhjustel, ma tahan, et mu perekonnal ja minul läheks hästi. Ja kui selle rääkimine aitab sellele kaasa, see on juba siuke imelik komme juba lapsest saati selles suhtes. Et jah, kui see aitab millelegi kaasa, siis asi seda mul teha. Aga see ei ole mingi siuke, et ma tunnistan, ma ei ole usklik selles suhtes. Aga mingid uskumused meil kõigil on ja ma ei muidugi, tulles tagasi selle juurde, et miks mina on ju, ma ei usu, et ka sellel on mingi suur plaan või põhjus, et miks mina. Ma arvan, et lihtsalt läks, ma ei tea, loteriiga kehvasti on ju. Aga sellele takerduda pole ka nagu väga mõtet või mis te olete sel teemal mõelnud, et miks meie? Ma ei tea, mina ikka natukene otsin seda, et on antud mingi kindel põhjus, miks sa selline oled. Ma usun ka sellesse, mul on teada mingid karmalised põhjused, mis käivad minu. Aga sellist klassikalist võib-olla religioosset joont religioosset joont ei ole. Mulle meeldib oma kemüüse kokku. Mulle meeldib ka oma kemüüse kokku panna, et vaatan. Et natuke flirtind, aga oma selline arusaam. Oma arusaamad on siiski need domineerivamad osad. Nii, aga järgmise küsimuse au läheb härra Jürile. Et mida oled õppinud ja kas ja kuidas sind aidanud on nii-öelda paberi mõttes kui ka muudel mõtetel? Jaa, üks esimene mõte, mis selle küsimusega päeva hüppas, on see, et ma olen õppinud autoteed ületades vasakule ja paremale vaatama. Väga noorelt juba tunnistan, ei pidanud klasse kordama ega kooligi minema selle jaoks. Et see aitab vältida autole jäämist. Eks. Aga kui natuke tõsisemalt vastata, siis minu hariduslik taust, haridus, kus ma juba hakkasin spetsialiseeruma, IT-valdkonda siis algas keskkoolist. Ma käisin Astangu kutserehabilitatsiooni keskuses, see on siis... Mul on Taaviga koolivennad, siis ka et ma ei tea, kuidas seda nimetatakse, seal saab nii erialast haridust, keskeriharidust. Ja eriala, mida ma sealt omandasin lisaks siis sellele keskhariduse poolele, oli tarkvaraarendaja, programmeerimine, arvutiprogrammide loomine. Selline valdkond, mis mind juba tol ajal huvitas ja mul on väga hea meel, et
mul oli selge suund, mida ma tahan õppida, ma teadsin, et ma tahan IT-d teha, ma ei teadnud võib-olla täpselt, mida see IT endast tähendab või mida ma teha tahan. väga hea, sest mul oli täpselt vastupidi, ma tahtsin seda keskkooli paberit saada, aga ma õppisin ka IT-d, aga IT-s ma ei tahtnud midagi kuulda. Et oli selline kannatamine, et saada paber, millega ülikooli ronida, et sul vedas, sa tulid õppima seda, mis sulle tõesti meeldib. Täiesti tunnistame, et vedas õppekava poolelt, et sellist õppekava tol ajal pakuti, vedas kursavendade, kursaõdede poole pealt, sest ma sattusin väga laheda seltskonnaga kokku ja kuna tegu on nii-öelda ikkagi kutseharidusega suuresti, siis seal oli ka väga erinevatest eluvaldkondadest, et ei olnud kõik need, kes olid nii-öelda äsja põhikooli lõpetanud ja siuksed noored inimesed, et noh, kedagi ma seal vanaks ka ei nimetaks, on ju. Aga seal oli jah, see vanusamplaavis väga laiem. Aga see just noorena minnes põhikoolist, kus ma teadsin kõike, ma olin nii-öelda sotsiaalses nii-öelda kindlas kohas. Just, ma olen kindlas kohas, aga sellistes kohtades ei pruugi väga areneda. Et areneb ikkagi minu silmis siis, kui sa teed väljakutseid, kui sa võtad riske, need arendavad väljakutsed, arendavad absoluutselt minu silmis. Ja just selles eas minna uude keskkonda esiteks, teiseks saada uusi sõpru, kolmandaks saada sõpru, kes on väga erinevas etapis oma eluga. Siis see nagu maailmavaade ja kõik see ellu suhtumine, mis suuresti selles eas, keskkooli eas siis mul kujunes, et sinna väga palju panustasid just mu klassivennad, klassiõed ja mul on väga hea meel, et selle seltskonnaga ma nagu kokku puutusin. Ja me käime nendega, saame endiselt kokku, et mis on väga tore. Aga sealt edasi, see eriala sai siis lõpetatud, sealt edasi hariduse valdkonnas ma läksin Tallinna Ülikooli. Vot ma seostan kohe järgmise küsimusega ära siis, et mida pakkus sulle see tudengi elu sealt Tallinna Ülikoolis, lisaks haridusele? Jah, selles suhtes ma võib-olla ei võtnud tudengi elust viimast. Ma ei käinud nii-öelda nendes tudengiklubides ega ringides väga, kuna tol ajal ma olin nii tudeng, kui ma ka töötasin. Et lisaks nii-öelda sellele sõprusele ja kogemusele, mis ma Astangult sain, ma sain sealt ka praktikale, nii-öelda viimasel aastal praktikale riigifirmasse, riigiettevõttesse, kus ma täna töötan ja sealt just praktika kaudu kooruski mu nii-öelda karjäär välja. Et see on hästi lahe, oli hästi... Et siit tasub kõrva taha panna, et see praktika ei ole niisama, et kui sa pühendud, siis saad võid ja no see kindlasti avaldas ülikoolis õppimisele mõju, et loengute kõrvalt ma tegelesin tööasjadega. Kui loengud said kell 2 päeval läbi, siis ma läksin raamatukokku, sest mul oli vaja tööd teha, ma tahtsin tööd teha. Ja selles suhtes, natukene mõjutab, et mu fookus oli... Kas see tekkis mingi sünergia ka, et ma loengus kuulsin seda ja siis kohe lähen tööle ja kasutan seda? Jah, võib-olla bakalauruses vähem, kuigi sealt ka tekkis, aga magistris rohkem. Et sinna ma jõuan, aga selles suhtes, jah, Tallinna Ülikoolis siis esiteks väga tore koht, väga head õppejõud, mulle enamus neist väga meeldisid ja väga lihtne liikuda, kui me räägime ligipääsetavusest. Sellega ma olen nõus. Just, et erinevad... Ma ei ole ma tulen TalTechis, ma olen sellega üldse nõus, teil eksib alati ära, seal ei leia midagi üles, lift ei tule alla ja nii edasi. Et saan aru, et sa siis õppisid nii bakalauruses kui magistris, aga sa tegid ka samal ajal tööd. Et kuidas see sul kulges ja mis tööd sa tegid ja mis tööd sa täna teed? Jaa, mul nii-öelda keskkoolis läks väga hästi, et Astangu kaudu, kuna tegu oli nii-öelda kutseharidusega, kutseõppega, siis seal olid praktikad kohustuslikud. Ja viimasel aastal ma sattusin 2 sõbraga praktikale Riigi Infosüsteemi Ametisse. Ja seal me tegime tarkvararendus nii-öelda praktikat, mis oli väga lahe, väga meeldiv seltskond oli seal nii-öelda ettevõtte poolt või siis Riigi Infosüsteemi Ameti poolt. Ja selle praktika oli suveks, suve põhimõtteliselt juunis algas
ja augusti alguse kanti sai läbi. Et sealt aga tehti mulle pakkumine edasi liikuda praktikandist nii-öelda XT meeskonda. Et teenushalduri rolli. Ja et sina oled süüd, et sinu me saame ID-kaarti kasutada. Need naljad käisid tõesti nii-öelda perioodil läbi, kus see oli väga aktuaalne teema, et kuna ma selles asutuses töötan, olen seotud, siis kindlasti mina selle nii-öelda teema tõstatasin selleks või põhjustasin, aga ei, see valdkond ei olnud minuga seotud. Ja põhimõtteliselt, mis XT endas kujutab, et natuke lahti mõtestada seda, siis see on meie Eesti digiriigi üks fundamentidest. Hästi oluline fundament. Digiriigi sõrglook. Jah, täitsa julgen nii väita. Et see on riiklik andmevahetusplatvorm, mida kasutavad meie erinevad riiklikud registrid, infosüsteemid, äriregister, rahvastikuregister, eks ju. Ja mida kasutavad ka erinevad erasektorid, et turvaliselt ja standardiseeritud kujul andmeid vahetada. Ja just selle lahenduse implementeerimine, nii-öelda nüüd siis juba rohkem kui 20 aastat tagasi, andis meile väga hea pinnase, mille pealt digiriik edasi kasvatada. Sest tänu sellele, et meil on andmevahetuskiht olemas standardiseeritud kujul, meie erinevate ministeeriumite infosüsteemid ja teised infosüsteemid saavad omavahel suhelda. See tähendab seda, et iga ministeerium ei pea kodanikelt andmeid küsima, sest kui need andmed on selle kodaniku poolt juba teisele ministeeriumile antud, need andmed on riigil olemas selles suhtes. Ja õigustatud kasutusjuhu puhul saab neid andmeid sealt registrist küsida mitte kodaniku käest. See tähendab, et ministeeriumid ja nende IT-süsteemid suhtlevad omavahel. Ja see kõik võimaldab luua väga ägedaid digitaalseid teenuseid. Meie riigiportaal on väga hea näide sellest, on ju. Meie puhul sotsiaaltranspordi infosüsteemid, eks ju. See, et iga kord, kui me transporti tahame rutiinselt, me ei pea uuesti oma meditsiinipabereid minema esitama, et need kõik liiguvad ikkagi turvaliselt infosüsteemide kaudu ja minu silmis see on see hästi oluline väärtus. Et sinu tuleb küsida, kuidas personaalset riiki teha. Vabandust, ütlevasti? Et sinul on aimu, et kuidas personaalne riik võiks toimida. Ma julgen väita, et meie digiriik, see pool on tõesti väga kodanikule personaalne. Et meil on erinevad keskkonnad, kus kodanik saab näha seda infot, mis riigil tema kohta on, riigiga suhestuda nende teenuste kaudu ja kõike seda teha. Et ma olen mõelnud ka noore inimese on ikka, et välismaale minekust, välismaale elamisest, eks ju. Erinevad riigid ikka hüppavad pähe. Aga siis hakkad mõtlema, et seda IT-asjadega toimetada. Just, et siis hakkad mõtlema, et okei, aga kui ma nüüd lähengi Inglismaale, Saksamaale, mis iganes maale, siis ma pean uuesti selle kadalaki läbima, et erinevaid toetusi saada. Kadalippu läbi, minu meelest isegi Soomes. Sa võid palga tšeki panka. Sa võid tunda paberi, et mida tähendab paberimaja. Just, et see on minu jaoks olnud üks väga suur väärtuspakkumine, mis hoiab mind meie väiksemas riigis on see, et siin on asjad ikkagi päris mugavad. Kuigi tunnistan, et puhkama ei saa jääda, on ju. Alati saab paremini, alati saab midagi uut teha, selles suhtes ka selles valdkonnas. Ja aga siiski meie süsteemid suhtlevad omavahel, me saame väga palju asju digitaalselt täna ära tehtud. On sul mõni suur projekt ka, mida sa oma töö juures või elus oled teinud? Suured projektid, töövaldkonnas neid ikka on olnud, aga nad on väga erialase skoobiga selles suhtes. Selge. Et eraelus suured projektid, mis asi on suur projekt selles suhtes? Ma ei teagi. Sinu arvamus lihtsalt, et mida sa mida sa ise tunned? Siuke asi, mida sa oled ise ette võtnud ja valgust lõpuni ära vedanud. On see mingi üritus, on see mingi, ma ei tea, mis IT-s seal veel võib olla?
no ütleme nii, et tööalaselt olen arendusprojekte aitanud juhtida ja juhtinud ja eraelus siis ühtegi sellist üritust või värki ei ole nagu ise eest vedanud, et pigem olen siis külalisena või osalisena läinud, on ju. Aga mis mul eraelu suuremad projektid praegu on, aga tegelikult ühe projekti ma ütleks. No palun. Oma keha. Minu keha on selles suhtes minu jaoks selline projekt, kuhu ma järjepidevalt panustan ja ma arvan, et see on võib-olla kõlab asjaolu kentsakalt, aga mis asi on projekt, kui mingi tegevuste tegemine eesmärgi saavutamiseks. Minu eesmärk on oma keha üle laias laastus uhke olla, et see tõesti omaks võtta, sest ma arvan, et kui inimene sünnib puudega, siis ta tunneb, et või ta võib tunda, et see keha või mis iganes see keha on talle antud, on ju, ei ole antud ilmselgelt sellisel kujul võib-olla nagu teistel on antud. Ja see muidugi ennast teistega võrdlemine, see on sootuks võib-olla... Meie puhul on see suht asjatu. Mainin kuulajatele ära, et asjaolud on nõnda, et Jüri läks kaunil augustikuul koju ja ka meie Taaviga vestleme siin rõõmsalt edasi, et Jüri on vaimus kindlasti meiega. Just, võiduka lõpuni. Võiduka lõpuni, just. Meie jätkame. Aga jah, et oma keha võrdlemine teistega see selleks on ju, küll aga ma tunnen, et ma saaksin endale uhke olla, siis ma pean endasse panustama. Ja üks selline viis on füüsiline aktiivsus kindlasti. Et trenni tegemine, raskuste tõstmine, kõik, mis mõistuse piires on nii-öelda võimalik ja vajalik, et iseendaga selles suhtes rahul olla. Mina mõistan seda projekti sinu puhul hästi, sest see on olnud ka minu projekt minu enda puhul juba üle 10 aasta. Ja kuskilt otsast nagu ikka näed tulemusi ja võimekust ka, et päris ilma asjata see ei olegi maha visatud aega raha. Kindlasti mitte, et ma arvan, et see on üks võib-olla kõige lihtsamaid viise, kui me räägime nii-öelda motivatsiooni tõstmisest või nagu sellest valdkonnast, et või enne kui ma sinna nagu süvenen, siis küsiks sellest, et mis põhjustab sinu arvust, Michael, depressiooni? Mis võib seda esile kutsuda? Minule teadaolevate andmete põhjal on depressiooni üks võimalik suuri põhjuseid vähene füüsiline aktiivsus, madal D-vitamiini tase ja sellest tulenevad puudujäägid, samuti ka arvatavasti inimeste siis soolestiku mikrofloora tasakaalutus, mis panustab sellesse üsna tugevasti. Kõige sellega tuleb tegeleda samm-sammult vastavalt enda võimekusele ja soovidele, aga uskuge mind, see aitab. Et jah, see on minu vaade sellele. Väga teaduslik vastus ja mulle meeldis seda kuulata, et pole sellesse valdkonda süvenenud ja ma arvan, et see on ütleme nii, et selliseid emotsiooniga seotud asju selliselt nagu uurida ja proovida siis sellise nurgalt lähenedes neid tegureid füüsilise reaalsuse või füüsiliste nähtustega nagu põhjendada ja nende allikaid leida, see on väga-väga kihvt. Ütleme nii, et on elus olnud vajadust ja on nüüd näha ka olnud tulemust. Et sellest võib järeldada, et mina, arvatavasti sina ja ka must miljonid muud inimesed, kes selliseid lähenemisi kasutavad, nad on õigel teel. Jah, ja lisaks sellele kindlasti toitumine ja füüsiline aktiivsus mängib rolli vaieldamatult. Minu silmis või siis äkki lihtsalt minu puhul, ma arvan, et depressiooni soodustab paigal püsimine. Ja stagnatsioon, nagu seda kunagi ajalooliselt on nimetatud, on selle asja suur põhjus kindlasti. Ja, et me, siinkohal võib-olla on lihtne ette kujutada tõesti füüsilist paigal püsimist, mis tähendabki seda, et korterist või majast välja ei lähe, toast välja ei lähe, oled paigal, lebotad ja aga sina mõtled elu arengut, eks ole, ja ka mina mõtlen seda kuidagi niimoodi, et elus pigem sa võid käia ja teha, aga kui sa nagu seda arengut ei näe, siis hakkab see sulle niimoodi frustreerivalt mõjuma. Just, et see on asi, mida ma võib-olla ise olen tunnetanud, ongi see, et kui ma ei näe progressi, kui ma ei näe nii-öelda mingit saavutust mingiski valdkonnas,
olgu selleks joonistamine, millega mulle meeldib tegeleda, olgu selleks mis iganes erinevad hobid meil on. Et kui mitte ühestki neist ei ole sellist tunnetuslikku saavutust või edasiliikumist, et ei arene, siis ma arvan, et see on üks suurimaid põhjuseid ja tegelikult sellele mõttele aitas üks elukogenud taksojuht, nagu paljud taksojuhid tegelikult on, väga elukogenud. Nad on suured kurud, nendega tasub sõita. Et selles suhtes mulle meeldib ka taksoga sõita, et tagaistmel juhiga rääkides nii-öelda juhil omalikult istub eesistmel muidugi, aga olles tagaistmel ja siis diskussiooni tõstatades, siis nende vaatenurki ja kogemusi on väga... Taksojuhid on kipuvad olema huvitavad inimesed, ma olen ka nende kõrvalistudes alati sattunud väga just, ja see heas mõttes huvitavate hulka juurde. Ja see nagu, kui me arvestame, et see tõesti võib tulla sellest, et ei ole tunnetada seda edasiarengut, seda kasu, seda saavutust, siis minu arust füüsiline aktiivsus, trenn, oma keha eest hoolitsemine, see on üks valdkond, kus on väga, võib-olla mitte lihtne on siin vale sõna, sest raskute tõstmine ja järjepidevus ei ole lihtne, küll aga ma arvan, et see on valdkond, kus on, ma siiski ütlen lihtne, nagu lihtsam seda progressi märgata. Ja, olgu selleks siis nagu meetrika, et need raskused, mis sa tõstad, kipuvad, sa tõstad kas raskemaid raskusi või tõstad neid rohkem kordi, on ju, et kõik need asjad, lõpuks siis ka füüsiline keha ise, on ju, et märkad lihasdefinitsiooni, kõike seda, et see annab hästi palju mulle isiklikult kaasa. Vägagi. Aga vahepeal üks küsimus ka meie siit rubriigist. Millistes vabaühenduses sa möllanud oled, kui üldse? Vabaühendus on nagu mina olen Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidus. Siis ma saan öelda, et ma vist ei ole vabaühendus. Vist ei ole. No, ma tunnistan, ma olen selle antud liiduga selles mõttes nii-öelda erinevatel üritustel käinud, osalenud, aga ma tunnistan ausalt käsi südamel, et ei ole tunnetanud otsest vajadust liidu või ühendusega nagu liituda. Kunagi ei tea, mis tulevik toob. Muidugi ma olen väga tänulik, et selline asi eksisteerib, selline liit ja et selliseid üritusi, mille eesmärk on aidata, informeerida erinevatest võimalustest, et need on väga vajalikud, lihtsalt isiklikult ei ole nii-öelda sattunud. See tulevik on tulemas alles, nii et mine tea, kuhu sa ka selles osas välja jõuad. Aga milline on olnud sinu kõige erilisem seiklus seni? Too siis üks hea näide, kui meenub nõnda. Too, kuidas saad ka. Neid seiklusi on, mis praegu pähe hüppavad, mul on hea meel tõdeda, et neid on päris palju, mida saab näitena tuua alates sellest, et kui selles enamik on nagu reisimisega seotud. Et alates sellest, sest seikluse all me ikkagi mõtleme eksootilistest maadest, klassikalistest Indiana Jones laadsetest seiklustest. Aga põhikoolis oli väga tore võimalus reisida Inglismaale, seal ma nüüd võin eksida, kui seda parlamendiks nimetan, aga selles hoones läbi käia ühe projekti raames. Kuigi tolle ajal oli nii noor, et enam sellest väga palju ei mäleta, välja arvatud üks väga vahva politseijonu, kes oli väga sõbralik ja tore karakter. Aga siis keskkoolis oli tore võimalus minna Saksamaale välispraktikale paariks nädalaks, see oli hästi põnev. Sattuda Lõuna-Saksamaale mägede vahelisse linna või külasse, mäletan, et kumb ta oli oma suuruse poolest, aga hästi ilus, hästi soojad ja sõbralikud inimesed ja hästi lahe kogemus, eriti minna siis ühe keskkooli sõbraga ja ühe väga toreda õppejõuga. Ja peale seda hiljuti mul oli töö raames võimalus tööasjus minna nii-öelda Kariibi saarte regiooni, et see, tunnistan, on olnud kõige kaugem paik, kuhu ma olen sattunud ja ma arvan, et see täidab iga nii-öelda definitsiooni, mis seiklusega seostub. Et see oli väga... Läheksid tagasi? Läheksin tagasi, kindlasti. Et väga lahe nii-öelda kultuuriruum, väga selline
tore seiklus. Väga hea. No siis saabki linkida nagu sinna poole, et mis sa tunned on olnud seni su suurim saavutus? Suurim saavutus üht on raske leida. Ma leian, et olen päris palju saavutanud enda silmis, et kindlasti, et esiteks hariduskäigu nii-öelda jutumärkides lõpetamine, kuna inimene õpib ikkagi terve elu, aga selle magistrikraadi siis nii-öelda koju toomine, ära tegemine, see on kindlasti asi, mille üle ma olen uhke ja tänu millele ma hindan nüüd neid vabasid tööpäeva õhtuid, kus ei pea koolitöödega tegelema, kus ei pea eksamiteks õppima, et see on väga mõnus, et see aeg on hetkel möödas. Suurte saavutustena erialaliselt karjääri poolest kindlasti olen väga rahul, kõik need erinevad projektid, kaasa arvatud see rahvusvaheline projekt, tänu millele mul oli võimalus minna nii-öelda Kariibi regiooni, et need on minu silmis väga lahedad kogemused olnud ja mul on väga hea meel, et olen need edukalt läbinud ja kaasa aidanud ja löönud. No need saavutusi kamaluga, et väga tore, ma loodan, et sul tuleb neid nagu jätkuvalt, et ma usun raudkindlalt, et sul neid tulemata ei jää, sest sa oled nii tahtejõuline inimene. Aga kuskilt võiks ju keegi olla ka sinu eeskuju, kas sul on mõni suurim või suuremad eeskujud? Suurim eeskuju või siis suuremad, kuidas sa tunned? Minu vend. Sinu vend. Väga otseselt, et tegu on, kui ma peaks oma venda iseloomustama, tegu on väga eeskujuliku inimesega, hästi targa inimesega, hästi fokusseeritud ja võikski teda siia kiita jääma, aga selles suhtes, jah, tema on mulle hästi palju juurde andnud selles suhtes, just sellest, et kuidas ma proovin formuleerida seda, et miks minul ei ole seda õpitud abitust tekkinud. Kindlasti perekond on aidanud, kindlasti mu vend on sellesse panustanud, et mul on kohe väga lähedalt võtta selline väga hea eeskuju, ka väga iseseisev inimene, väga tark inimene, et jah, tema mu suurim eeskuju ja kindlasti erinevates valdkondades on ka, et üks mu kolleeg on mõnes valdkonnas mulle eeskujuks selles suhtes, et neid valdkondi, kus minu silmis võib-olla ei ole seda, et üks eeskuju kõige jaoks. Et erinevad asjade jaoks erinevad eeskujud. Need on seotud ikkagi, ma arvan, arengusuundadega, sest eeskuju on ikkagi ees olev kuju, et kuhu sa soovid jõuda, mis sa soovid saavutada, et nagu samal tasemel on ju, et on see lott, milleni proovid jõuda. Ja minu jaoks ei ole seda ühtset latti, vaid ongi erinevates arengusuundades, arenguvaldkondades erinevad latid ja selle raames on ka erinevad inimesed, et selge. Hea, ega kõike sellist eeskujulikku vastutust saagi ühe inimese kaela panna, et seda valikut peabki võib-olla harvendama, siis on lihtsam kui eeskujudel ja iseendal loomulikult. Et ma ütlen sulle niimoodi, et nimeta, meil on siin number 5, aga nimeta puudega inimesi Eestis, kellele sa kaasa elad, kelle tegemisi sa jälgid. Me Jüriga teeme sellist väikest statistikat. Tõtt öelda, küsimus on hästi konkreetne, et 5 puudega inimest. Nimeta nii palju, kui sa saad, see on võimalus ka. Et ma ei ela puudega inimestele kaasa. Ma elan sõpradele kaasa, ma elan minule olulistele inimestele kaasa. Et see on võib-olla pisike nii-öelda norimine, pisike tähelepanek või detail on. Ei, see on sinu mõtted. Et eesmärk ei ole siin norida, aga jah, ma ei ole mõelnud teist ega kelleski nii-öelda enda sõprusvaldkonnas kui nagu selline puudega inimene, ega minu jaoks on kõik inimesed. Et see raske neid mõtteid, mis pähe hüppavad sõnadesse panna, aga ma ei ole tunnetanud, et ma lähen nüüd puudega sõbraga kohtuma. Ma lähen sõbraga kohtuma. Et mu sõprusringkonnas on 7 puudega inimest.
ei, mu sõprusringkonnas okei, elavad 7 inimest, neil on rohkem õnneks, aga ma ei tunneta, et ma oleks kuidagi eristanud enda raames seda, et noh, muidugi siis sul on väga eluterve mõtlemine. See ei ole ka nüüd pea liiva alla peitmine, on ju, et me kõik olemegi superterved, on ju, või noh, et me kõik olemegi terved ja et kindlasti meil on raskusi ja jah, definitsiooni järgi meil on puudeid, et seda ma ei eita, aga ma ei tunne, et ma just nagu sotsiaalses valdkonnas oleks väga eristanud seda. Ja see on lihtsalt väga pikk põhjendus ja seletus sellele, et mul ei ole 5 inimest siit loetleda. Väga kena. No sinu vastus oli väga huvitav ja väga teistmoodi sellest, mis me seni oleme saanud. Kuidas see nagu... üks küsimus kindlasti, kes on top 2? Jüri tuli selle küsimuse idee peale, kuna Inglismaal tehakse, valitakse, oli 100 vist puudega inimest igal aastal mõjukamat ja sellest tulenevalt siis me proovime ka siukest mingit, vaadata, mis inimesed arvavad. Sellest see tuleneb. Okei, no kontekstis on kindlasti arvu, et nagu on 100 mõjukat ärimeest või äriinimest on ju, et selle vastu mul ei ole mitte midagi. Me ise nagu vaatame, keda me nagu jälgime või tähele paneme või kellele me tähelepanu pöörame, et üritame sellist mõistmist oma keskis luua. Aga siit ka, ma loodan, et huvitav küsimus stiilis top 2 mõtted. See on üks küsimus, jah, selle ma küsisin, et sellele ikka kuulaks vastust. Sellele oskab täpsemalt vastust anda Jüri, kui aus olla. Me teeme mingil hetkel arvatavasti mingisugust statistika mingisugusel kujul. Et see hetk on kunagi kaugemas tulevikus. Okay. Ja siit ka see teine küsimus, et just nagu kuidas siis jälle puudega inimene versus mitte puudega inimene või puudeta inimene. Et kuidas iganes seda käänata, et kui palju sa nagu tunned, et kas puu on nagu defineeriv olemus või on ta pigem nagu juuksevärv? Et ilmselgelt ma muidugi mõistan. Oleks ta juuksevärv, siis oleks just, ta ei ole nii lahja. Teatud aspektides elus kindlasti lihtsam, nii et sellesse kategooriasse ma seda kindlasti ei pane. Et ta on ikkagi oluliselt mõjutab tegur, mis avaldub mõnedes olukordades rohkem, mõnes vähem, kohati ka väga valusalt, kui aus olla, ja nii see on. Nõus, eriti just selle puhul, et vahest annab väga tunda, aga miks ma nagu seda küsin või miks see teema mind huvitab, on see, et ma ise olen mõelnud valdkonnas või stiilis, et nii-öelda täisväärtuslik inimene. Et kui me räägime mina pildis, siis enda puhul ma julgen väita, et mingitel perioodidel ei ole see nagu kõige parem olnud, et eriti nii-öelda maailma arusaama väljakujunemisel. Jah, ma võin sama väita. Just, et mina pildis ja siis mina hakkasin mõtlema, et olen tundnud kadedust, et olla ka täisväärtuslik inimene, aga siis ma mingi periood mõistsin, et või proovisin defineerida, et mis asi on täisväärtuslik inimene. Ja siis hakkadki mõtlema, et 2 kätt, 4 jalga, 2 kätt, 2 jalga on ju, ja tundub selline on ju, tundub selge, tundub lihtne, aga siis hakkad mõtlema, et aga pikkus, 1,70 m, 1,90 m, kas 1,70 m mehed, ka täisväärtuslikkus on ju, et kuidas sellega võrrelda, silmavärv, sinine pruun. Ja neid faktoreid on hästi palju. Kui seda, mis ma tahan öelda on see, et kui seda mõttelõnga, et mis on täisväärtuslik inimene, proovida viimase graanulini välja defineerida. Mõtlema, sa ei suuda seda ideaali paika panna, ega ka võib-olla mitte just ideaali, aga mingid lihtsamad standardid, see on liialt keeruline. Selle raames ma olen jõudnud enda puhul ka arusaamale, et sellist standardset inimest kui sellist, millele nagu kui lahe oleks vastata, et seda nagu ei eksisteeri, järelikult, me joome ka selleni, et vasak või parem käsi, eks ju. Kas standardne inimene on parema või vasakukäeline? Jah, siin saab statistika mängu tuua, aga kindlasti on neid omadusi, mida ma praegu ei oska eetrisse tuua, mille puhul on ka statistika põhjal palju raskem. Et sugu näiteks, kas standardne inimene on mees või naine?
liiga keeruline. Just, ma parem küsin sult meiepoolse järgmise küsimuse. Ma lõpetaks selle mõtte ära, et see kõik minu arust annab selleni, et standardset inimest ei eksisteeri. Me kõik oleme inimesed, me kõik oleme erinevad ja meil on nii-öelda suuremaid erisusi, vähemaid erisusi. See paljusus ehk loobki siis standardi, mis on pidevas muutumises. Oled sa minuga nõus? Jah, et no kindlasti ka sotsiaalsete nii-öelda arusaamade põhjal on ju need standardid muutuvad, aga jah, et lihtsalt eneseväärtuse ja selle kohta rääkides siis sellist standardset inimest, millega ennast võrrelda, et seda ei eksisteeri. Jah, ma olen ka sinuga nõus. Aga ütle mulle oma vanus ole hea. Ossa poiss, 25. Kas 15-aastane sina oleks arvanud, et sa oled oma eluga täna, kus sa oled? Ma isegi ei oska öelda, kus ma arvan täna, et ma 15 aasta pärast olen. Aga kui sa tagasi mõtled? Tagasi mõeldes siis. Ma arvan, et mõnes mõttes jah ja mõnes mõttes ei. Mõned valdkonnad, mis ma arvan, et on täppi läinud, on see, et ma tegelen IT-ga. Mul on meeldiv töökoht, mul on meeldiv nagu seltskond, head sõbrad, kõik see on nagu, ma ei ole vastupidist eeldanud kunagi. Ja sellega ma olen nagu väga rahul ja ma arvan, et see on täppi läinud. Küll aga mõned võib-olla isiklikud eesmärgid, need on muutunud, mis on prioriteedid olnud, mis on nagu fookused olnud, et nendes on tõenäoliselt ikka erisusi, et 15-aastase mina prioriteedid olid tõenäoliselt palju erinevad, kui need on täna. See on ju loogiline osa inimese arengust. Ma arvan ka. Jah, et väga meeldiv kuulda, et siiski sa eeldasid nagu parimat ja sul on ju enamuses see tegelikult olemas. Jah, olen rahul sellega, kus ma täna olen, sellega, kes ma täna olen ja ma annan nendest parimat tulevikku oleks ainult üles mäge. Väga hea mõte. Mida sa soovid, et inimesed sinu kohta teaks, kui on midagi sellist? Tõtt öelda ei ole, et ei ole sellist huvi midagi bännerina kuskil üles panna, et siis on sul selleks õigus. Just, aga jah, ma arvan, et need, kes mind tunnevad, need, kes mind teavad, et nendega ikka oma aru saan. Väga hea. Et mis teeks aktiivselt elamise sulle veel lihtsamaks? Sa oled väga aktiivne, nagu ma kõigest järelen, aga kindlasti on midagi, mis võib-olla veel aitaks kuidagi. Kui ma oskaks midagi siin praegu kohe vastata, siis ma arvan, et ma oleks seda teinud. Või selle nii-öelda lahenduse või elemendi nagu juba oma ellu lisanud. Just ellu toonud, realiseerinud, aga kui me räägime sellistest suurtest asjadest, siis seda, et kuidas iganes seda ka ei lahendata, siis et liinibussidel oleks olematult lihtne või äärmiselt lihtne peale minna, et ei oleks mingeid tobedaid erisusi nurgakividega, äärekividega, kõik see muidugi lihtsustaks, aga saab ka praegu hakkama. No väga hea. Sul mõni kogumishuvi või eriline kirg on? Tahan öelda, ma kogun kogemusi või neid asju. Seda meie saates on kuulda ikka olnud, et meeldib inimestele teha. Tegu on tüüpvastusega. Tegu on aga hea tüüpvastusega. Et ma arvan, et kogemused ja kui aus olla, siis kogemustega seotud esemed ja meened. Et tunnistan, olen siuke inimene, kui turistina kuskile lähen, kas või linnuse varemesse, siis ikka midagi võtab kaasa, et pärast lihtsalt meenutada, et mingi kujuke või asi, kleeps, mis iganes, just, mis iganes sul saada turisti näin küll, aga siiski sulle vajalik. Et jah, midagi, mis sellega seostub ja otseselt sellist kollektsionääri elementi ei ole. Ei ole. Mis spordiga sa tegeled, mis südame plõksuma paneb? No Jüri on läinud, aga ma tean, et te olete siis meie kõik suvised külalised elektriratastooli saali hokis tegevad. Ja ma saan aru, et sina oled ka see üks mängija, kes võistleb, eks ole? Just, et mängin Eesti elektriratastooli saali. Küll on pikk lohisev nimi. Ja te peate mingi hea lühendi välja. Just, et mängin seal, olen võistlustel käin, olen võistleja ja minu roll siis
on mälu järgi keskründaja, nõnda nimetati. Minu ülesanne hokimängus, kui lihtsalt need ratastoolid korraks kõrvale jätta, kui mõelda hokimängu peale, siis minu ülesanne on pall üle tuua vastase poolele, liikuda palliga värava suunas, lootuslikult siis vastase värava suunas ja anda sööte vasakul või paremal oleva tiimikaaslasele, kes siis saavad kas kohe ise väravasse lüüa või palliga vangerdada ja proovida seda ise väravasse lükata. Ja võistlused selles raames on väga põnevad olnud, et oleme käinud Soomes võistlemas. Ma tean, et varasemalt enne kui mina liitusin, käidi ka muudes riikides, aga minu kogemus on väga otseselt Soomega piirdunud. Viimane võistlus, kus me tagasi tulime, me saime hõbemedali, millele mul on väga hea meel. Muidugi siht oli ikkagi kulla poole, et ei ole mõtet vähem. Medaleid jagatakse nagu nii, et igaüks saab ühe, et sa saad omale koju seina peale panna ikka ka. Jah, antud juhul, et minu oma ripub tööl mu nii-öelda laua kõrval. No, tuli midagi ilusat päevas vaadata, mõtled, läks koosolekul kehvasti, aga medal on olemas, ilus. Ja see on... Kui tulen natuke spordi juurde tagasi, et lisaks veel, nagu ma rääkisin, füüsiline aktiivsus, spordiks võib-olla sport eeldab ka võistlemist, aga mina võistlen siis iseendaga. Et raskuste tõstmine, jooksmine, kõik siuke värk, aga tegelikult enne saalihokit ma tegelesin ka laskespordiga. See tähendab seda, et ma käisin lasketiirus, õhkpüssi, aga tegelikult ka sportpüssi, mis on siis nii-öelda terava moonaga, kus on püssirohi, tegu on väikse kaliibriga, .22, kui ma õigesti mäletan. Et minimaalne tagasilöök selles suhtes, aga ikkagi ta teeb seda klassikalist nagu püssirohupauku, või padrunipauku. Aga jah, selle spordiga sai tegeleda ja see tänu sellele mul on ka väga meeldiv võrdlusmoment nii-öelda tiimispordi ja individuaalspordi vahel. Sul on see võimalus. Just, et laskesport on väga individuaalne, ta on väga sisemine sport, ma ütleks. Sest laskespordi eesmärk on sihtmärki tekitada võimalikult keskele auk lasuga, mille eest sa saad maksimum 10.9 punkti. Ja seda teha iga lasuga, mis sa teed. Seega selles spordis iga lask peab olema see perfektne lask. Mis võib-olla juhtub iga 10 lasu tagant, on ju. Aga selles spordis peab iga lask olema perfektne lask ja järelikult iga lasu juures sa pead otsustama, sa pead langetama selle otsuse, kas sa lased või sa tõmbad asendi tagasi, resetid ennast ja alustad uuesti. Sa pead otsustama, kas sa teed nüüd selle paugu. Ja sellepärast ma nimetan seda väga sisemiseks spordiks ja väga individuaalseks spordiks. Sa oled kogu aeg enda peas. Sa teed neid mehaanilisi liigutusi, need on päheõpitud liigutused, need liigutused peavad olema võimalikult samad, et tuua sisse võimalikult vähe variatsiooni, et su padrun, su kuul lendaks võimalikult samasse kohta. Ja see on, selles mõttes on raske sport, mitte võib-olla füüsilises mõttes, kuigi päeva lõpuks see väsitab ka. See on olnud raske selles mõttes, et hakkad ise endaga vaidlema, hakkad lõpuks kahtlema, seda, et kas jätkata, kas nagu teha pauk, kui 3 lasku on nigelalt läinud järjest, siis 4. lask tuleb ebakindel. Et jah. Et selles suhtes hästi lahe sport, mul on hästi hea meel, et sain sellega tegeleda ja võrreldes tiimispordiga, tiimispordil on ka oma võlust. Tiimispordis sa ei ole võib-olla enda peas nii väga kinni, sa oled koos tiimikaaslastega, võidud on ühised, kaotused paraku on ka ühised ja tiimispordis kindlasti oluline on individuaaloskus, aga te ikkagi mängite tiimina või me mängime tiimina, et see sõltuvus ja kamraadsus teistega on hästi äge. On sul mõni oskus, kuigi sa teed hästi palju elus, on sul mõni oskus veel, mida sa tahaksid omada? Jaa, peamiselt hobidega seonduvalt, et joonistamine tahaksin osata, praegu õpin oskama selles suhtes, aga see kõik on ise õpe ja ma iseloomustaks seda, kui pea vastu kivimüüri tagumine, lootuses, et müür annab alla. Aga mulle see väljakutse meeldib, ma leian, et ma olen arenenud just retrospektiivselt vaadates, et joonistamine on siuke oskus, mida ma arendan ja soovin arendada ja siis peast on läbi käinud ka kirjutamine, millega olen proovinud tegeleda, mida tahaks arendada, videomonteerimine, kõik see värk.
et ongi hobide fookus on võrdlemisi lai, hüppan erinevate teemade vahel, iga õhtu võib-olla ka ei tegele iga asjaga. Ja see ongi, variatsioon on päris suur ja teemasid, mida arendada on mitmeid, aga just see, ma arvan, et viibki edasi. Et kas sul on mõngi muusika ka, mis sul vere keema paneb? Muusikapala, mis vere keema paneb? Ei, muusikastiil või kuidas? Muusika, mida ma kuulan, reeglina paneb, on tempokas metall, power metal, black metal, techno, kõik, kus beat on nii-öelda kiire, tempokas, trummid on valjud, kitarr on moonutatud, distorted, kõik see väga meeldib. No näed, siis on see sul olemas. Aga jälle mõni eluline küsimus siin viimaste hulgast, et milline on su tulevik sinu vaates? Helge. Helge. Ongi nii? On veel mõningaid täpsustusi? Ei oska täpsustada. Selles suhtes 5 aasta plaani paika pannud ei ole. Kindlasti on mingid, kindlasti ma näen, et ma tegelen nende hobidega, mida ma varasemalt kirjeldasin edasi. Ma soovin ennast nendes valdkondades arendada, midagi saavutada. Olgu selleks siis kas või kunsti publitseerimine, mis iganes on ju, et siiralt loodan, et tulevik hõlmab neid ja plaanide järgi see hõlmab neid, aga muidu ka iseseisvuse suurendamine veelgi suuremaks ja kõike muud sellist. Ja, üks suure raha küsimus, mis teeksid 1 000 000 euroga enda ja ühiskonna heaks? Kas sul on 1 000 000 eurot pakkuda? Ma võtaks vastu. Ei ole kahjuks, aga kui hüpoteetiliselt, kui lähed praegu nurga tagant leiad koti? Kui hüpoteetiliselt rääkida, siis 1 000 000 eurot selles mõttes tundub palju, aga ta ei ole palju. Tänapäeva mõistes enam vist mitte, jah. Et kindlasti inflatsioon ja hinnatõus ja kõik on üks asi, aga 1 000 000 eurot ei võimalda pikaajalisi kulutusi. See tähendab, et 1 000 000 euro eest häärber osta, mis maksab 900 000 eurot, siis sellega kaasnevad halduskulud ja ei ole jätkusuutlik, eks, et selle raha eest ma arvan, et elamused, perekonna, sõprade, läheste kõikide nende nagu toetamine, see nüüd ei tähenda seda, et kui ma loto võidan, siis võtate minuga ühendust, on ju. Mitte, et ma lotot mängis tegelikult, et see on üks asi, millega ma tegelenud ei ole. No, ma ei tea, suvi on pikk ja lai, katselt äkki korra, no osta üks, no äkki näkku. Ja kui ma võidan selle Milku, siis ma mäletaksin Michael Mõttus, kes selle idee tuli, on ju. Ma arvan, et siis ega ma sellest niikuinii midagi ei teaks, sest minu meelest see asi käib üsna anonüümselt, olles uurinud natuke seda teemat, mis juhtub võitjatega. Kas oled võitnud? Räägin nagu kogemusest. Kes teab. Aga mis sind õnnelikuks teeb eelviimase küsimusena? 1 000 000 eurot. 1 000 000 eurot. Aga selles suhtes õnnelikuks, elust tulenevalt ma leian optimistliku väljavaatega nagu nii, et paraku mõnes valdkonnas lihtsalt mõnes olukorras peab olema. Aga see ei ole pime optimism, mis mind õnnelikuks teeb, on sõpradega aja veetmine, inimeste naerma ajamine, äärmiselt mõnus tunne, eriti kui hakatakse lõkerdama kontrollimatult. Et kui see joppab, kui see õnnestub, siis on mina olen sillaks. No täna sul seda ikka päris mitu korda õnnestus, nii et ma arvan, et sa võid rahul olla, sest Jüri oli kindlasti ja mina olen ka, nii et me oleme väga rahul. Mul on väga hea meel seda kuulda, et need teevadki õnnelikuks. Ja mida sa soovid siis lõpetuseks omalt poolt öelda? Likeige seda videot, palun subscribe'ige, et te saaksite järgmiste episoodide teavitusi, kui need avalikustatakse ja aitäh kuulamast. Ja, tead, mina teen ühe vanamehe momendi siia lõpetuseks ja ütlen seda, mida ma ütlesin Hendrale, kui me siin suvesaateid salvestasime, et sellest hetkest, kui mina sinuga esimest korda kohtusin, oli see siis esimene militaarlaager aastal 2016, on mul väga suur rõõm olnud näha seda, kuhu sa oled inimesena arenenud. Et ma olen seda kõrvalt ikka mingil määral märganud ja lihtsalt tore on seda näha, mis on kunagi sellest ettevõtmisest ja nendest inimestest, kes julgesid sinna tulla, ajapikku saanud, et see pakub mulle suurt rõõmu. Minu poolt on lõpetuse sõnadeks siis väga hea meel, et siuke asi nagu militaarlaager puuetega inimestel, et see võeti ette, et see korraldati.
väga fantastilised kogemused, mälu järgi 3 või 4 korda, mis neil on tehtud ja väga lahedad inimesed, kes tõesti kirglikult sinna panustasid, kindlasti Michael, kes aitas neid organiseerida, aga ka kõik teised, kes osalesid, kes olid instruktorid seal, viisid meid nende teemadega kurssi, et see oli tõesti fantastiline. Aitäh sulle! Ja soovime sulle siis jätkuvalt edu kõigis sinu tegemistes. Mina loodan siiralt, et elu annab sulle võimalusi erinevaid proovida, erinevaid asju, mida sa proovida ja kogeda soovid ja sa saad jätkata oma sihikindlal rajal, mis sa oled seadnud, sest see sobib sulle väga hästi. Meie teiega aga kohtume septembris ja kindlasti on mõni väga huvitav ja tore inimene taas meiega siin. Järgmise korrani! Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.